Ja, aga muidugi üks tore asi veel, et ma mäletan, ma kunagi käisin ajateenistuses, siin on kaitseväest räägitud, eks ole, karm koht. Tahad saada meheks, ära mine. Muidu võib-olla läheb natuke liiga tõsi. Mulle meeldib see, et ma elan Mustamäel ja Mustamäel on selline tore asutus nagu Kaitseressursside Amet. Nüüd neile, kes ei ole nii valgustatud getoelus nagu mina, seletan. Kaitseressursside Amet on see koht, kus prouad istuvad Exceli tabeli taga ja otsustavad, kes on see õnnelik inimene, kes kutse saab. Ja kusjuures nad enamasti ajastavad selle mingi 18. sünnipäeva peale. Istud kodus, kiri tuli, ma olen täisealine, vaja, keegi kirjutas mulle. Teed selle kirja lahti ja avastad, palju õnne, tule tervisekontrolli ahve. Vaatame, mis saab. Mina käisin tervisekontrollis, tervisekontroll oli väga äge, ma olin ainus, keda võeti. Kui te nüüd mulle otsa vaatate, tekitab küsimus Eesti kaitsevõimekuses. Tõsiselt, selles mõttes, et ma saan aru, et selle molliga Narva piiri peal normaalne business budget. Aga selle füüsisega, S-Sofi katsetele ma lähiajal ei lähe. Kui seal just mingi taunide armeed looma ei hakata, siis ma saan rühma ülemaks. Aga kaitseväe puhul kõige lahedam, mis mulle siiamaani meeldib selle kaitseväe puhul, on see, et kuidas naised tahavad sinna rohkem minna kui mehed. Et iga päris Eesti mehe jaoks see kutse on selline, issand jumal, elu on läbi ja siis on tüdrukad on sellised, suur maja, 200 meest, ema, ma tahan minna ajateenistusse. Ma tahan teenida Eesti riiki. Ei, sa tahad sõdurit saada, ole aus. Selles mõttes, ajateenistus on hea koht, kus mehi sebidest, neil ei ole mingeid reaalseid variante sinu eest, kuskil väga kaugele joosta. See mingi hetk tuleb aed ette, seal on 2 toredat kaitseliitlast, loodetavasti mõlemad kained, oleneb, kus sa teenid. Ja võib-olla nad peavad su kinni, samas kui asjad läbi rääkida, siis nad võib-olla tunnevad selle kaasa ja teevad värava lahti. Et siis ongi see suhe, mis pani hüppesse, uus Eesti film. Aga Kaitseressursside Ameti puhul on äge see, et seal on alati, kui on see 4 korda aastas juhtub selline nutumüüri olukord seal. Ma alatigi jõlutan sealt mööda, ta on tobinurga peal ja siis vaatan, kuidas kõik nutavad. Peaaegu kõik, okei. Noored mehed nad on erutunud, nad ei saa aru, mis juhtuma hakkab. Et kas on Rannamaja 2 või me lähme lihtsalt piknikule. Emad nutavad krokodilli pisaraid umbes, et issand jumal, poeg võetakse ära, mis nüüd saab. Tüdruksõbrad ja või poissõbrad 21 sajand. Mul ei ole midagi selle vastu. Nutavad ja naeravad korraga, sest nad peavad üles näitama emotsiooni, et neil on jube kurb, et sa ära lähed, aga juba on kuradi Facebookis interestid. Õhtul on hollikas rämmar, super. Lehvitan valge rätiga ja peole. Ja ainsad, kes naeravad, on isad. Või vanaisad, kui need on ka. Sest nende jaoks ei ole draama see, et sa sündisid Pelgulinnas ja siis sa avastad, et sa pead Tapal aega teenima minema. Kus see on? Isad hirnuvad kõht kõveras, mõtled, et Tapa on väga huvitav koht, sinna saab bussiga. Tagasi tuled rongiga, need on 2 erinevat asja. Võta ennast kokku, Leol läks halvemini, ta läheb Võrru, perses raisk. Ta saab teada, et Eestis on kohti, mis on ajaliselt kaugemad kui Soome. Sa tripid selle bussiga ja mõtled, ma oleks juba Helsingis tagasi jõudnud ja me ikka ei ole veel kohal, eks ole. Ja Võrus teenimise puhul on võlu see, et pooled räägivad keelt, millest mitte keegi aru ei saa. Aga see on muidugi tore, sellepärast, et teine pool, kes on venelased, nendega on ka lõbus, mul vähemalt. Mul oli ajateenistus väga äge, ma olin mitteametlik pataljoni tõlk. Iga kord, kui oli vahtkonna rivistus, mina juba teadsin, mina istusin akna juures ja siis tuli ka, et Popov, tule räägi nendega oma emakeeles. See on tehniliselt vale, sest minu emakeel on soome. See selle. Ja selle pisarate armee puhul on kõige ägedam see, et 2 asja, mis sinu kui noore mehega võib kaitseväes potentsiaalselt juhtuda. A, sa võib-olla õpid iseendaga hakkama saama, aga see ei ole päris kindel. Oleneb, mis ametikoht on. Kui sa sidepatti satud, siis sa oled fucking Call of Duty's mega levelil, kui sa välja tuled. Aga relva ma sulle ei annaks, kaotad selle ära kuskile metsa koos pleikari puldiga. Ja teine asi, mis ajateenistuses juhtub, on see, et sa saad aru, et ema on inimene. Aga päriselt, sa õpid oma ema hindama, et saad aru, et ema ei ole pesumasin või köögikombain, vaid et päriselt lihast ja lõust inimene, kellel on ka tunded. Sest kui sa kaitseväes istud ja loodad, et tuleb keegi, kes sinu eest kõik ära teeb, siis ei. Kõige parem, mis võib juhtuda, on see, et tuleb päevnik ja paneb see toimkonda. Koos kuradi seebiga, et sul oleks tegevust.